vahepeal niimoodi, et ühe sellise toreda projekti raames sattus minu kätte üks vana matkakas 88. aasta Fiat Ducato 10. Kuna kämperi esimesse rataste kokkujooks on olnud veidi vildakas ja esimene parem rehv on seetõttu veidi külje pealt ära kulunud, siis on mõistlik panna sinna enne uuesti sirgeks seadmist uued rehvid ka veel alla, lisaks nendele muudele detailidele, mis kõik vahetatud sai. Ja tagumised on õnneks täiesti korralikud, nii et neid ei ole tegelikult mõtet esiveseooga vahetama hakata. Kunagi ressurssi üle jääb, küll jõuab, aga esimesed paneme uued. Vana auto puhul tuleb ikka paljud asjad ümber teha. No jah, nad on juba varem ümber tehtud, siis tuleb see ümberehitus taastada. Originaalosa kasutada ei saa. Tihti seda kütusefiltrit üldse on mõistlik vahetada? Noh, ideaalis vahetaks iga hooldus, aga üldiselt iga teine hooldus oleks ta võib-olla siuke mõistlik. No samas kui uue ostad, siis on juba selles mõttes mõistlik, et ega ju ei tea, mis sinna kunagi sisse pandud on. No täpselt jah, et siin ongi, et kui sa ei tea autost midagi, siis tuleb ta igal juhul vahetada. Kui sa nüüd paika keerad, kas siis ongi igavesti paigas või peale mingit väikest ekspluatatsiooni peaks tulema üle vaatama? Jaa, ma arvan, et igal juhul tuleb tegelikult silla reguleerimist tuleks teha iga aasta nagunii. Aga kuna siin sai nii palju igasugu osasi vahetatud all, siis ma arvan, et mingisugune nädalake ringi sõita ja siis uuesti tulla reguleerima, et siis saaks ta nagu ideaalselt paika, et siis on kõik need puksid ja asjad oma kohta nagu ära vajunud, kuhu nad peavad vajuma. Ja siis uuesti teha, siis peaks ta olema vähemalt aastaks normaalne. No nii, pika päeva lõpuks sai nüüd siis ka tuled reguleeritud ja igavene hulk asju ära tehtud, ette said uued rattad, kõik need vajalikud puksid ja asjad said ära vahetatud, õõtsoob sai tellitud ja ära vahetatud, õnneks on kõik kohe jubinal võtta ja külge keerata, nii et imelihtne on tegelikult neid vanakesi remontida, ainult arvestada tuleb sellega, et iga asi võib olla juba kordi ja kordi ümber tehtud ja mine tea, kas tellitud tükk sinna külge läheb. Aga nüüd polegi midagi, väike proovisõit ja siis juba järgmistele tegudele. Tegelikult ootab ees nüüd see Haagise pere, kelle juurde ma lähen neid katuse liiste vaatama, et loodetavasti sealt saab need ka ja siis on algne välimus taastatud ja siis peab juba hakkama edasi vaatama, mis teha saab, sest tegelikult koristada ja putitada on vana auto puhul alati midagi. Inimesed esimene prooviöö näitas, et veel üks väike kotermann oli vanasse kämperisse sisse pugenud. Nimelt, kui ostuhetkel töötas ahi uhkelt ja pahistas sooja igast august välja, siis sellel hetkel, kui me prooviööbimist tegime, ei tulnud sealt mitte midagi. Ahi ise läks soojaks, aga see vent justkui seda sooja õhkusid torudes ringi ei puhunud. Mis muidugi mõjus öö mõttes veidi kirgastavalt. Aga siis hakkasin abi otsima ja jõudsin omadega välja nüüd Parkli HL-i ja nemad on selle truumaahju maaletooja remondivad ja praegu siis üks mees vaatab sellele olukorrale otsa, et kuidas moodi seda kõike parendada saaks. Nii et eks siis varsti ole näha. Minu kämperiga on selline lugu, et tehnilise passi andmetel mahub siia istuma 6 inimest niimoodi ilusti legaalselt ja magama mahub 5. Siin üleval on siis see 2 inimese suur magamiskoht, kus saab magada nagu nendel kämperitel ikka. Siis siin laua peal või õigemini laud läheb siis 2 sellise lapse magamiskohaks ja siin tagaotsas on siis veel üks pikk voodi, nii et tegelikult 3 täiskasvanut ja 2 last mahub sellesse kämperisse mugavalt magama ja tegelikult sellega saab hakkama ilusasti.
ja kuna tegemist on ikkagi automajaga, siis leiab siit ka sellise tagasihoidliku valamu, milles nõusid pesta, siis on 2 põletiga gaasipliit, mis on alati abiks, kui väljas kole tuul ja tahaks hoopis mõnusalt hommikulaua taga kohvi juua, saab seda ilmastikukindlalt teha ja loomulikult ka siis väike sügavkülm või õigemini külmkapp koos tibatillukese sügavkülmaga, kuhu mahub, ma arvan, et sükene mõistlik kogus jätist. Ja siis on väike WC osakond, eelmine omanik on siit välja võtnud katki läinud dušinurga, nii et praegusel hetkel on järgi jäänud siia siis tükikene vannitoa mööblit, kraanikauss koos segistiga, kus tuleb ka sooja vett, spoiler on nüüd korras, töötab, VKM tegi selle heaks ja siis ka väikene WC, nii et kõik eluks vajalik on iseeneses selles väikeses kämperis olemas. Loodetavasti nüüd töötab. Laua peal korra proovisin. Reguleerimine toimus ilusti. No nii, mis see defekteerimine näitas? Detekteerimise tulemusena selgus, et oli vaja ära vahetada gaasiklapp, mis ei lasknud soojendada töötada täisvõimsusel. Ja see oli õnneks kohe kapist võtta? Täitsa olemas ja meie lõpmatu suures laos. Paar tundi tööd ja nüüd on jälle kämperis soe olemas. Kas samasuguse murega võivad kõik kämperi inimesed siia tuua? Ikka. Teil oli päris lai valik neid tooteid, mida esindate ja millega abi saada? Kämperimeeste puhul on põhiline truumatooted, esindame Eestis.